Tere tulemast Musta kasside lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on siin mõõkade kaarte päris palju. Mõõkade kaardid on tarkus, igasuguses paberimajanduses näpuga järje ajamine, igasugustele lepingute läbi lugemine, enne kui alla kirjutatakse. Aga algame siit algusest. Esimene ongi mõõkade kuninganna. Tema ongi tõesti selline naine, kes on väga hästi kursis igasuguste seadustega, orienteerub hästi paberimajanduses. Tema on väga hea abiline juriidilistes küsimustes. Kui on vaja mõni kiri kirjutada mõnele ametiasutusele, mõni leping on vaja allkirjastada, mõni projekt on vaja kirjutada, näiteks, et saada raha kuskilt mingit toetust, siis tema sobib hästi selleks. Ja edasi tuleb karikate 3, see ongi selline, minu jaoks on ta selline kohvikus istumine, sõbrannadega lobisemine, maast ja ilmast rääkimise kaart, samas ta võib olla ka selline pisikene koosolek, ümarlaud nende samade küsimuste, mis lahendamist vajavad läbirääkimiseks. Mitte mingi vaidlemine ei ole seal, vaid lihtsalt sõbralik arutelu asjaosalistega, läbirääkimiste koht. Edasi tuleb õigluse kaart. Et kui teil on nüüd siin mingisugused juriidilised asjad pooleli olnud, mingid küsimused kusagil lahendamata, mõned lepingud allkirjastamata, pole otsuseid tehtud, siis nüüd peaks see lõppema. Kas sellel nädalal või lähitulevikus? Aga kuna siit edasi tuleb mõõkade 7, mis on minu jaoks varaste kaart, ka kavala müügimehe kaart, selles mõttes, et keegi üritab paha teha, müüa midagi, millel on varjatud vead, varastada ära mõne idee, vara kallale tulla. Et ta ei ole väga hea kaart selles mõttes, et tuleb olla ettevaatlik kõigega. Oma varal tuleb silm peal hoida, oma rahakotti tuleb kaitsta, et ei saaks need küberpätid kallale. Kui midagi suuremat ostate, siis uurige enne mitu korda, küsige üle kõik asjad, katsuge proovige, tehke proovisõitu, kui auto ostmiseks läheb, et ei saaks petta. Sest see ongi selline pettuse kaart, nagu selline, kus keegi üritab kasu teenida teie arvelt. Siis tuleb siit alt mõõkade 4. Mõõkade 4 on puhkamine. Tuleks lihtsalt aeg maha võtta ja puhata. Puhata, lihtsalt puhata. Edasi tuleb mõõkade äss. No mõõkade äss tegelikult on väga hea kaart. Tema räägib sellest, et rääkige oma tõde. Kui ta nüüd on seotud igasuguse selle asja ajamisega, mis teil siin pooleli oli, juriidilistes küsimustes, siis ärge häbenege rääkida seda, mida teie teate asjast. Rääkige seda oma tõde. Et küllap see on ka lahendusele kasuks. Ja viimane kaart on müntide 8, see räägib pühendunud töö tegemisest. Räägib sellest, et inimene teeb seda, mida ta armastab, teeb seda pühendunult, lihvib viimase detailini, ühesõnaga matab ennast töösse. Eks see on nüüd ka see, et kui on nüüd mingisugused küsimused, mis ei ole veel lahendust leidnud, siis et seda unustada, et ei mõtleks selle peale kogu aeg. Paljud inimesed matavadki ennast töösse, et ei peaks mõtlema. Aga ta võib olla ka selline lihtsalt, et inimene armastab oma tööd, ma ei tea, teeb neid keraamilisi asja, muudkui voolib savist ja vaatab, et nüüd teen selle, nüüd teen teise. Eriti see puudutab neid loomingulisi inimesi, kes naudivad täiega seda, mida nad teevad oma kätega. Aga muidugi, see võib olla ka kes iganes. Siin kuu alguses ei tea, mis ametimehed kuu alguses peavad palju tööd tegema. Ja üleüldse, õpetajad võib-olla hakkavad siin juba pühendunult oma järgmist aastat ette valmistama. Et
seda, kus kohas ennast rakendada ja teha seda tööd, mida armastate ja viimase detailini kõik ära lihvida selles mõttes, et töö saaks ideaalselt tehtud. Neid kohti on küll ja veel. Et ma arvan seda, et ükskõik mis ametit te ka peate, te teetegi seda, mida armastate suure pühendumusega ja olete selle juures õnnelik. Mis siis kokkuvõtteks öelda? Asjad peaksid leidma lahenduse, ümarlaud läbirääkimisteks ja lihtsalt ettevaatust selle mõõkade 7-ga, et keegi kurikael ei saaks teie vara kallale. Selline lugemine tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiali üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.